No hommik. Üks vaba päev ja ilus ilm ja mis sa siin muud ikka teed, kui tuleb kalale. Homsest lubab ilmateade juba pikemat vihmaperioodi ja tont teab, millal siis jälle jõe äärde saab. Eile sai põhimõtteliselt mu YouTube'i kanal aastaseks. Aasta tagasi oli siis esimene video sellest suurema haugi tabamisest 2,8 kilo. Ja siis tekkis ka idee, et selle lõiguga üks eksperiment teha. Ehk siis need, kes alles kanali on tellinud või vaatavad videosid tagantpoolt ettepoole, siis aasta tagasi umbes tekkis mul idee, et vähemalt igas kuus korra käiksin lõigul, vaataks, kuidas olukord on ja kui vähegi võimalik, siis prooviks ka kala püüda. Ja nüüd on siis see aasta täis saanud ja lubadus on põhimõtteliselt täidetud. Ainult ühes kuus vist oli olukord selline, kus jõgi oli täiesti jääs ja püüda ei saanud, nii et ma ei hakanud isegi kaldast alla tulema, aga noh, lubadus on täidetud. Igas kuus olen korra siin käinud. Kui nüüd statistikat teha, siis kala annab see jõgi põhimõtteliselt ainult suvekuudel. Alates kuskil juuni lõpust juulist hakkab siin ahven liikuma. Haugi tuleb ka põhimõtteliselt suvekuudel kuni ütleme seal septembri lõpuni ja siis on ka sellega vaikus. Aga noh, minu jaoks ongi see lõik rohkem puhkamiseks. Kala saamine on ainult boonus ja vaata, intro filmimise ajal juba keegi proovib põhjaõnge. Aga alles vist tutvub ussiga. Vot nii on siis lood. Ühesõnaga, mina jätkan oma käike siin nii palju kui võimalik ja strateegia ikka endine. Põhjaõnged sisse, loobin lanti. Kui tuleb väiksem ahven, siis selle panen elussöödaks ja suurt haugi jahtima. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Tundub, et esimene ahven on põhjaõnge number 1 ja otsa jäänud. Vaatame, mis suuruses see on. Ei olegi midagi. Lihtsalt proovis. Okei. Paneme ussi ilusti otsa tagasi. See vist oli mingi väiksemat sorti ahven. Mitu korda saputas, aga otsa ei jäänud. Aga paneme ussi juurde ja proovime uuesti. Liiga vara kiskusin välja. Okei, ootame uut helinat. No nii. Üks ahven siis landiga lõpuks. Algus tundus, et väike haug, aga ilus ahven hoopis. Tuli siis pinnaputukate landiga. Okei, see on ilus ahven, see läheb sumpa. Midagi siis täna ikka liigub. Tundus juba, et tuleb päris nullikas päev, aga kõige hullem siis ei olegi. Okei, jätkame. Tegin nüüd sellise triki, et panin selle landiga saadud ahvena ikka ja elus söödaks. Natuke suur vist on, aga mis ta niisama seal sumbast siputab. Aga panin 2 kolmikuga, üks siis seljauime eest ja teine trossiga läbi suu ja lõpuste selja selle konksu külge veel omakorda. Ega ma eriti ei usu, et sellest asja saab, aga las ulvib siin. Eks kui päeva lõpuks elus on, siis tänutäheks laseme lahti lihtsalt. Lähen nüüd natukene jalutan kaugemale ja proovin, vaatan, äkki saab veel ahvenat või kahtlaselt vaikne on täna igastahes. Seal taga kalda ääres korralik haug pani praegu laksu, aga sinna visata on suht võimatu. Aga üritame sinna kuskile lähedale visata, vaatame, kas passib veel seal. Äkki meelitame välja teise. Mul on praegu kummi džigi otsas, nii et
vaevalt. Sealt saame ainult rohtu, aga täna teist korda juba kuulen, kus seal paneb korraliku sulpsu, aga ja nii nad seal kalda ääres passivad, ikka sellises kohas, kuhu visata ei saa ja võid ainult unistada kalast. Täpsusviskad. Jah. Ei saa seda sealt kätte. Paar korda on ka põhjaõng siin tonksatust näidanud, aga no ei tule otsa, ei tea, mis asi see on täna jälle. Elussööda ahven ka ujub ilusti ringi. Ei taha seda haug. Tundub, et suurt haugi vist see suvi jões ei ole. Okei, mis siin ikka? Teen veel paar landivahetust ja pikka pidu ei olegi, varsti pidlik kokku ja koju. Nii, üle pikka aja siis ka üks haugi võtta, nagu ikka, pliiats. Ja võttis jälle seda sama spinnaputukate roosat länti. Ops. Rahu, rahu, kohe laseme vabaks. Ja endiselt, kus on suured haugid? Sellised pliiatsid nad siin on kõik, ahned, aga koju ju sellist ei vii. Okei, võtan jälle koksuontsast ära ja laseme tagasi. Nii, see oli õnneks suht kergelt otsas. Mine nüüd kutsu oma vanemad või kes iganes ja ütle, et siin on üks tore kalamees. Vaadake, võtke seda roosat vidinat seal vees. Seda aega. No nii, võtame siis tänase päeva kokku. Esmalt vabastame siis selle ahvena üksiku ja hulkuva, kes täna lanti võttis ja paar tundi vapralt siin suure konksu otsas veel vastu pidas ja haugi meelitas. Ta on igati vabastamise välja teeninud. Mine ja kutsu sõbrad ja tulge tagasi. Kerge šokki ta täna sai, aga vast ikka taastub. Aga okei, kui muust rääkida, siis jah, polnudki täna nagu midagi. Seesama üksik ahven, kes lanti rabas, siis see tikudoosi suurune haug nagu alati. Ja põhjaõngede suhtes oli täna täielik vaikus. Paar tilinat oli, aga ei midagi märkimisväärset. Tagasiteel nüüd mõtlen, et lähen äkki veel käin forellilõigult läbi. Proovin seal, mis olukord on. Aga muidu nagu polegi midagi.
Okei, kui oled esimest korda kanalil, siis oleks väga vahva jällegi, kui raatsid kanali tellida ehk subscribe ida. Kui video meeldib, pane pöial püsti, kui ei meeldi, pane pöial alla. Aitäh kõigile, kes on juba kanali tellinud, kommenteerinud, laikinud, küsimusi küsinud. Mina jätkan oma käimisi ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Ah jaa, järgmine nädalavahetus õigemini on juba august, siis on üks väike uus eksperiment plaanis. Aga sellest juba siis, kui see tehtud on, olgu siis kas edukalt või edutult. Okei, kui nüüd forellilõigul midagi erksat ei juhtu, siis aitäh vaatamast ja tšau!